Tere, minu nimi on Mihhail, olen tubakasõltlane. Niiviisi vist käib see asi, eks ju. Ma tahaks rääkida siin teid kuulates, eks ju, arvestades, et 2 viimast ettekannet tänasel päeval on minu omad, eks ju, siis mulle üldse ei meeldi, et siin see venib. Aga siin tahaks siiski 2 asja öelda. Üks asi on see, millest ma aru saan. Ma saan aru, et väga tihti me ei mõtle oma peaga, vaid maailmas on mingid tendentsid, mis võetakse üle ja nad levivad ja muutuvad lihtsalt mingiks moeks. Eks ju, Hubi Jacker laulab ükskord raadios oma twisti, eks ju, ja paar aastat terve maailm tantsib ainult twisti ja kuulab seda twisti. Ja see puudutab nii muusikat, kunsti ilmuvad. Täpselt sama on ühiskonna elus, täpselt sama on kuskil keegi otsustab, et üks asi on kahjulik, teine on ka kahjulik, aga selle esimesega võitleme, selle teisega ei võitle, eks ju. Ma olen pikki aastaid elanud kommunaalkorteris näiteks ja ma olin seal see passiivne jooja. Mul naabrid olid joodikud. Aga see on üks elu vältimatus. No mõnikord sa ei suuda lihtsalt seda valida, eks ju. Ja siis sa tuled ja hakkad võõra inimese elu muutma. Ja see muutub moeks. See praegune demokraatia ja liberalism seisneb enne kõike selles, et alguses me otsustame, mis on õige ja pärast surume selle kõigile pähe. Ja kuna see on vältimatu, siis ma ei hakka siin isegi protestima, ma tean, et mingit tulemust see ei anna. Aga mul on teine asi. Sellest esimesest ma saan aru, teisest ma ei saa aru. Iga kord, kui keegi hakkab rääkima sellest, et tubakas on kahjulik, eks ju, kas see on üks ainus aine või üks ainus produkt, mis on kahjulik või? Tähendab, teatud osal isikutel siin mõnikord kõlab, et kõik, kes suitsetavad varem või hiljem surevad, ja ma peangi seda uskuma, sest tegelikult see nii on, aga kas see sõltub tubaka suitsetamisest või mitte? Sellega ma nõustuda ei saa. Mõni sureb hoopis teisel põhjusel. Ja kui mulle, kes ma maksan aktsiisi tohutus ulatuses ja toetan meie riigieelarvet sellega, ja mulle topitakse nina ette suitsupakk, mis tekitab minus depressiooni, kinni silmi ma teen lahti, võtan suitsud välja ja panen mõnda teise kasti, sest keegi on kunagi otsustanud, et see laip seal jube, eks ju, paki peal, et see lõpetab mul selle suitsetamise. Ei lõpeta, ma vaatan siin maja peal, rahvas enam ei tassi kaasas suitsuruumis. Neil ei ole suitsupakke, neil on portsigarid. See on õige käik, eks ju. Mul on ainult sellest tädist, kes R-kioskis sigarette müüb ja tema ümber kõik need jubedused, eks ju. Tema ise ei suitseta, aga kujutage ette, millises depressioonis ta elab kogu aeg. Miks ei ole sama meetodit kasutatud näiteks või puhul? See on ju puhas holesteriin. Igaüks, kes sööb seda, saab täiendava portsu. Pange või paki peale need samad tulemused, eks ju, need hullud pildid, et inimesed teaksid, et seda on kahjulik teha. Varem või hiljem paneme aktsiisi ka peale. Tähendab, on selliseid asju, millega on täiesti võimatu võidelda. Ja ma saan aru, et kui see on muutunud moeks, et võitleme suitsetamise vastu niiviisi vägivaldselt, me ei paku inimesele teist võimalust. Me ei paku, nagu seda tehakse Jaapanis näiteks. Kui sa ei suitseta, sa saad mingit palgalisa, kus juures maksab mitte ettevõtja, aga maksab riik. Me ei otsi selliseid meetmeid, me teeme nii, nagu enamus seda teeb, eks ju, aktsiisi tõstmine, hullud pildid, keelamine ja nii edasi. See on lihtsalt kergem. Ja paistab, et sellega vaadates kogu meie elu on võimatu ka võidelda. Aga ma pean nõustuma sellega, et palju sellest, millest siin kolleeg Milling rääkis, see on tõsi. Ma olen paar aastat teinud seda e-sigareti. 1 kuu pärast sa enam ei jõhka niiviisi, kui sa lähed mäest üles. See on tõesti nii. Ja
võib-olla tasuks mõnikord mitte ainult ühest allikast saada seda infot selleks, et võtta vastu ühed või teised otsused. Aitäh!